Teate mis? Ma olen nii väsinud, mul on villa. Ma ei jaksa enam olla the good guy. See hell, see... Keegi pole öelnud muidugi kuidagi nii, et väga hell oleks. Ma ei taha olla enam paripoiss. Mis ma? Ojo, fuck. Ojo. Hei, tšau. Nimelt, aastajavahetus sügis tuli ehk ma tahan oma imagot muuta, ma tahan rebrandida just nimelt. Ja selleks on mul tatoveeringud. Ma tunnen täiesti välja jäetuna. Peab kõigil mu sõpradel on tatakad. Ma ei ole teinud millegi pärast endale veel. Ja ma tellisin endale, Eestis on ainult üks koht põhimõtteliselt, kus sai tellida. Seal ütleme, et see stiil läheb päris minuga kokku, aga võib-olla see on hea. Ja selle stiili all ma mõtlen... Ja siis tegelikult mul on Alist kunagi millegi pärast sahtlist leidsin tellitud. Mingi värviline, aga see mul, nagu selline stiil mulle täiega meeldib, siuke nagu jooneline. Ma mõtlesin, et üli naljakas oleks panna see kuradi relv käe peale. Ma tean, mul on nuudli käed. Ja võib-olla mul on üks sleeve, üks terve käe oma on ka siin ja ma kardan, et see jääb suureks. Peale eesti keele harjutamise ma peaksin ka sporti harjutama. Aga pärast, kui mul tatakad peale, siis me läheme kedagi peksma. Ei lähe, ei poolda vägivalda. Ma saan ta nii pidi panna, enda suunas. Ma panen ta siia poole siis, jah. Veits halb asi on see, et ma ei tahtnud kätekarvadest loobuda veel, sest külm talv tuleb võib-olla ja siis on soojem olla. Ehk ma ei raseerinud ära neid. Mu uus elu algab siit. Wow! See läheb nii loll välja, mida enam. Käed ülesse. Okei, jah, see ei ole päris relv. Aga see on. Kuule, ma olen juba päris siuke oht. Issand, miks te ei öelnud, et mu alussärk paistab? See on ikka nagu linnahoidja. Siin on tore naisterahvas küünlaga. Oi, see on äkki mingi püha Maarja. See on koht Eestis. Maarja, kui sa näed seda. Teate, ma arvan, et siin diskrimineeritakse tillumate kätega inimesi. Ma lahases. Ta ei jää ümber nagu niimoodi. Ma ei tea, kuidas ta üldse, siin on mingi õhumullid vahel. Ma arvan, et see läheb pekki kuulge. Okei. Wow! Tädikene, ära nuta. Ära ole kurb. Ole lihtsalt rõõmus. Wow! Ma arvan, mu käsi on väike, mõtlesin, et ta läheb ümber käe, sest see oli nii suur, aga kas sa peaksid 2 tükki tellima või? Ja ma veidi vaadata enda kätt nüüd nii. Tädi, kelle suu suitseb, pole vorst. Ma olen lihtsalt üllatunud selle tõttu, et mäletate, kui lapsepõlves olid need kuradi tšupa-tšupside sees olid need ajutised tätakad. Mitte kunagi tulnud normilt välja. Nii kergesti. See on muidugi nii kaua olnud mu sahtlis, ma ei tea, äkki ta ei jäägi. Kus ta on? Oota, ma ei saa aru, kas midagi on puudu või? Alumine osa jumala tipp-top. Kas mäel tippu ei olnud või? Äkki ma panen lolli praegu teiega. Tom Toretto. Ohtlik värk. Jaa, ma tean. Aga ma tahangi olla ohtlik nüüd. Kaamerast vaatamine on väga halb, ma ei saa aru. Okei, nüüd ma valmis löömaks nüüd. Ei, ma panen korra teid kinni, ma võib-olla teen paar tükki juurde ja siis tulen tagasi. Seal on mingi kirjaga ka. Ma siiamaani ei saa aru, mis see on, sest et ta on peegelpildis. Ma ei saa aru, mis siin üleval kirjas on. Piraadi elu minu jaoks. Seal oli kirjas piraadi elu minu jaoks, don't think I won't. No regrets. Vahepeal siis sellise asja. Värviline, selle. See stiil mulle meeldib kuidagi, ma ei tea. Sõrve pea ole väike. Igatahes, vaadake mind, kõva mees! Tahad relva näha? Siin oli veel komplektis või muidugi. Öelge nüüd, kus ma panen sellise asja? No mis ma sellega teen? Nii, lähme rolli. Aeg olla toksik. Aeg olla lahe. Aeg olla mina ise. Ei! One last night I'll be gone. Aha, this my shit. Kuhu lähme? Triinu baari. Ei, ma näen vits liiga. Mis see dress code on seal? Lähme naisi alavääristama. Ele. Ma ei suudaks seda. Ma näen välja nagu mingi SoundCloudi räppar. Ma näen... Nüüd ma kõlan nagu vanamees. Vanamehe multikast. Oh fuck, vale. Kas ma kutsun oma vanemad? Isa, ema, Eleriin. Okei, mida te nüüd? Te varem käiksite? No vaadake, me rääksime tatakatest. Vau, nii päris. Ei,
muidugi ma ei pea siin tattoo seal ongi üleval, et ma mingi nõelaga teen. Ainult see ma tegin emaga muutuse. Karvad turritavad meetsu ülesse, ma ütlen. Karvad pidi ära jääma, aga ma tegin. Ma ei tea, mis see ütleb siin. Väga imelik. Ta on peegelpildis, kui ma vaatan. Piraat oled või? Ta ütleb piraat või? Nagu... Ei, piraat ma ei taha olla. Ta tulevad need nagunii ära, need on nagunii... Miks sa oled siuke negatiivsuse junn? Need ei ole muidugi pärise. Meil on Sirliga külas. Imaga muutus või? Jaa, ma väga vajasin seda. Palju, okei, sorry, asukoha muutus, sest ma pildistasin, aga no regrets, eks ole. Ma loodan, et sul oli lõbus, nagu ikka, kui sulle meeldis see video, siis jäta jäsemepikendus pöial üles ja kirjuta kommentaaridesse, kas mulle sobiksid sellised tätakad või mis mulle sobiks või kuhu mulle sobiks väikese alaselja tramp-stamp äkki, väiksed roosid, inglitiivad siia taha. Või noh, ma ei tea, mis siin populaarsed olid. Nagu ikka, näeme juba järgmine kord. Davai, tšau! Käed ülesse! Kättemaksukontor siin. Andke see ribahunt üle siin Saaremaal. Ma ei tea, see üks viimaseid osasid, mida... Oota, vaatame, kas see ketendava naa koha pealt tuleb lihtsasti. See on nagu kilekott. Oi, peaaegu valus see on. Mu karvad on selle kile küljes ju. Mul on kauss, mul on svalnuustik. Issand jumal. Teate, see on mingi viimase aastaga tulnud see, et ma nagu täiega nagu eesti keeles ei oska lauseid valmistada. Ma räägin nagu Google Translate. Ma pean hakkama raamatud lugema uuesti. Me hakkasime emaga rääkima eile tatakatest ja värki, ma tea kelle omast. Ja siis tuligi jutt ja siis tema, kes ta nagu ta päris vastu ei ole, aga ta on ka nagu, et mida ta eelistab. Ja ta eelistab suht sama, mida minagi, kui ma laseks kunagi teha. Ja siis ta oli nagu, et ma olen mõelnud, et ma laseks võib-olla siia jala juurde alla teha esimese, mis mul on juba mitu aastat, nagu mida ma olen mõelnud. Ja siis ta oli nagu, sulle sobiks kaela peale tatakas. Kaela peale. Ma ei nagu, miks? Ta ütles, et no sul on pikk kael ja siuke ja siis ma olen endiselt väga segaduses, et